nii, siit algaski meie reis Ameerikasse. Meie selja taga paistab ilus Tallinna vana linn, me oleme Soome laeva peal ja erinevalt normaalsetest inimestest, kes ostavad endale otselennupileti, me otsustasime minna Soome kaudu Rootsi kõigepealt. Rootsist lendame Islandile, Islandist Chicagosse ja Chicagost sõidame siis rendiautoga Columbusesse, kus Ohio's toimub siis festival. Trauma. Fetish Halloween party. Me oleme valmis fetished, valmis elu kõige suuremaks Halloweeni peoks. Me oleme see aasta eriti ette valmistunud Halloweeniks. Varasemalt ei ole, aga see aasta siis on topelt. Kõrvitsat meil ka kaasas ei ole, aga sellest meil on väga perverssed kostüümid. Varsti näete! Tšau! Soomlased on millegipärast nii jutukad just nädalavahetusel. Nädala sees programmides siis haudvaikus. Vaadake, mis siin praegu toimub. Väga sarnased eestlasele vist. Sugu mitte. Tere hommikut. Meil on ilus hommiku päikesetõus Helsingi lennujaamas. Täna meid peeti turvakontrollis kinni, kui me tulime suure toidukotiga. Tahtsime läbi tulla, meil oli seal hummus ja sulatud määrdejuust. Ja meile öeldi, et tegemist on vedelikuga ja me peame selle ära viskama. Me siis otsustasime, et me hakkame sööma seda. Siis me hakkasime seda sööma ja võileibu tegema otse turvaväravas. Me kulutasime kogu selle määrdejuustu ja hummus ära tegime hunniku võikarid endale kaasa. Pakkusime turvatöötajatele ka, nemad ei tahtnud. Ja siis neil ei olnud enam midagi öelda. Lubasid meid sisse, meil on suur toidukott kaasas. Head snäki nautimist ka. Ja nüüd naudime lennukis head snäki. Oleme jõudnud nüüd Reykjaviki või me oleme teel Reykjaviki, vahepeal korjasime kette peale. Täpsemalt Stockholmi lennujaamast ja kuna Reykjavik olid nii kallid piletid, kuskil 15 € nägu ja takso oleks üle 100 € läinud, siis me uurisime teisi variante ja siis me leidsime toreda bussijuhi, kes oli nõus meile küüti pakkuma. Leedukas. Ja nüüd meil on erabuss, millega me sõidame linna poole. Ja tasuta on. Ja seal on Igor. Side lõpp. Nii, nüüd Kette aitas meil leida kõige ehedama Islandi lobsteri söögikoha, mis on otse vanas sadamas, sellises pisikeses putkas, kus on kogu aeg sagimine inimesi tuba täis. Ja siin pakutakse ehedat vähisuppi ja grillitakse vardas erinevat kala. Kõige ehedama Islandi kogemuse kätte. Ja Kette, mis on kõige olulisem, on õnnelik. See maa on täielikult külm, siin on tuuled, vahepeal sajab rahet, vahepeal vihma. Temperatuur kõigub aasta jooksul kuskil ümber nulli ümber. Et suvel kõige soojem, suvel on temperatuur +10, talvel on 0–5. Ja ookeani tuleb kogu aeg külma ja jäist tuult. Selline mõnus olemine. Et siin muud teha ei olegi kui lihasüüa ja alkoholi sisse. Aga mis on nagu väga hea selle koha juures, mis see kohv on tasuta, ma olen nagu positiivselt üllatunud. Meile pakutakse tasuta kohvi Euroopa Liidus. Usuta seda. Ja me tulime tasuta bussiga ka, sest meil ei olnud paberraha. Mida? Jaa, täitsa lõpp. 15 €. Aga meid tuli tasuta. Üks Leedu bussijuht tõi meid kohale siia ja me ei pidanud sellest midagi maksma. Pärast läksime veel linnaliini bussiga sõitma ja seal ka me saime tasuta. Siis öeldi, et kuna teil on eurod ja meil müntidega ei viitsi jamada, tulge istupidi Soome.
poolte paviljonis. Teadmatuses. Teadmused. Tundi kokku. Head meid kinni ei võetud vahepeal. Meil on juba kell on 6 hommikul ja me sõidame Chicago kesklinna natuda vaatamisväärsust tegema. Suure peegliga eelpeegel. Ja nüüd Kete pani meile tuuri kokku ja nüüd me lähme vaatame, mis elul järgmisena meile pakkuda on. Kete ei leia oma peeglit üles, siis meile kuulsime, et kesklinnas on suur peegel, kus me saame teist näha. Mul väikse auto sobi. Kohtume varsti. Selline peegel on siis Chicago pargis, Millennium Park. Suur kosmoselaev. Majas. Aga muna ei ole ju peal, kui selfie. Sa saad sellega teha pilti. Täiega sürju. Merilin, tule siia alla. Wow. Siia hakkab ju trippi. Palju rõõmus. Oh my god. Kette ei olegi lapsi vaja. Mida? Ketel ei ole lapsi vaja või? Tere päevast. Me oleme nüüd uues kohas. Me oleme teel Columbusesse ja eile esimene asi, mis me veel saime, oli auto. Ühesõnaga auto me rentisime, me sõitsime sinna tund aega, meil oli mingi üle 100 peatuse ja me jäime hiljaks ja meil vedas täiega, et me selle auto saime. Ja peale seda me siis käisime poes, mis me tegime? Otsimisime sõpru valest lennujaamast. Eksisime ära ja letsime endale Couchsurferi. Couchsurfer oli väga huvitav. Meil oli seal, ta oli teinud meile hosteli paroolid, kõik asjad oli tulemas, külaliste raamat oli ja me tegime süüa seal, käisime duši all ja tundsime ennast inimesena ja mis kõik olulisem, me saime magada end välja ja hommikul me ostsime ta käest komme ja üldiselt oli väga selline omapärane tegelane. Vot. Ja mis me nüüd teeme? Räägi. Kus me sõidame? Nüüd on meil peal reisikaaslased, kes tulevad meiega koos festivalile. Ja mis me räägime? Nüüd on meil 5 tundi jäänud sõita järgmisesse linna. Väga lahe vaade. Kus meid oodatakse? Reisikaaslased. Oleme tagasi autos ja me käisime vahepeal söömas. Ja see söömise mõte tuli hästi põnevat, sellepärast et Kette rääkis, et võiks mingi ägeda ameerikaliku koha leida ja mina rääkisin, et tahaks kommi. Ja siis me... burgerit. Kette tahtis burgerit ja siis meil autojuht Igor siis leidis meile ideaalse koha, kus peatus teha. Koha nimi oli The Family ja see kogemus oli päris äge. Sellepärast, et meie olime tõelised naised, me ei suutnud otsustada, sest nii palju Ameerika toitu oli. Me otsustasime ümber, otsustasime tagasi, otsustasime edasi, tagasi, igat pidi ja teenindusega jäädi ka väga rahule, et sellest räägib täpsemalt meile Illimar. Ja et see teenindaja võttis kõiki väga rahulikult ja et ma võtsin endale selle raspberry iced tea
rahule, sellepärast et Eestis